oleme fotokiinalt üles otsinud ka Metsi boksi, sest Mets just hiljuti tuli välja paari väga huvitava ja kirge sütitava uudisega. Nimelt on nad alustanud stuudiovälklampide ja stuudiotarvikute tootmist. 2 sellist põhilist stuudiovälku, mis nüüd tootmisse lastakse, on Mecha Studio TL600 ja Mecha Studio TL300. Nende 2 põhierinevuseks ongi võimsuse vahe, ehk siis vastavalt siis TL600 on 600 Wh/sekundis ja TL300 on 300 Wh/sekundis. Aga räägiks lähemalt natukene nagu nendest omadustest, mis neil välkudel on, sest nagu ikka, ega Mets ei ole ka siin väga tagasihoidlik olnud. Alustame siis kõigepealt võib-olla kasutajaliidesega. Nii nagu Mets 52 AF1 on ka siin puutetundlik ekraan. Me kahjuks ei saa neid praegu sisse lülitada ja näidata, sellepärast et meil öeldi, et tegemist on nii-öelda näidise eksemplaridega, mitte töötavate versioonidega veel. Aga siin all on nupp ja siin all on nupp ja ekraani suur suhe ja suurus annab põhimõtteliselt aimu, et see kasutajaliides saab olema samasugune, nagu on Mets 52-l. Võib-olla mõningase erinevusega, aga üldjuhul ja üldehituselt samasugune. Üks hea huvitav asi, mida ma just praegu avasin muideks, on ka sellel välgul on USB liides. Tegelikult pean ütlema kohe, et ega ma tegelikult ei teagi, mille jaoks see on, et mida saab tarkvaraliselt muuta stuudiovälgul. Aga see on üsna intrigeeriv, nii et midagi järelikult saab. Veel üks selline, võiks öelda suhteliselt ainulaadne omadus on välklampide sünkrokaabli, ütleme siis pistik. Siin on meil 2 erinevat suurust. Meil on 2,5 ja 3,5. Need on 2 kõige levinumad standardid ka stuudiovälkudel ja enamasti tuleb seda teha siis üleminekutega. Antud juhul ükskõik kumb variant meil on, me saame selle kohe otse sisse lülitada. Näitasid välklambi peal. Siin on näha 3 sellist punast ruutu. 1, 2 ja 3. Ja need on infrapuna vastuvõtjad. Ehk siis ühe orjasilma asemel on siin 3 küljes infrapuna vastuvõtja. Seda need välgud omavahel suhtlevad. Kui ühte välku lahti lasta, siis ütleme, stuudios on rohkem välke, saab signaali ja päästab ka ennast. Välkudel on sisse ehitatud ventilaatorid, kuumakaitse, mis on veel, siin all on toitejuhe ja sisselülitamisnupp ja meile just öeldi, et see on 2-süsteemne, ehk siis nii 220 kui 120 pealt nagu töötab ilusti ilma mingisuguste probleemideta. Ja ega sellega veel ei piirdu. Tarvikute kinnitamiseks softboxid, reflektorid, beauty dishid. Nii palju ma sain teada, et see kinnitusbajonet või see kinnitusühendus on Bovensi oma. Ehk siis siia soovivad nii Metsu enda toodetud ja tulevikus toodetavad tarvikud kui ka Bovensi omad. Ja mis on hea on, siin on veel üks väike auk, see vihmavarju kinnitamiseks. Vihmavarju kinnitus on meil ka olemas siin. Ja kas me näeme seda siit? Siia alla läheb ilusti vihmavari. Et igati selline korralik, tõsiselt võetav stuudiovälk. Need jääb ainult üle oodata, millal need reaalselt proovida saab stuudiotingimustes, et vaadata, kuidas nad toimivad päriselus ja kuidas nad valgustavad.